Tere! Mina tahaksin soovitada teile 2 raamatut. Esimene raamat on Kütid, karjused ja kriitikud, digiühiskonna utoopia. Selle autor on Richard David Brecht. Ma ei tea, kas ma ütlesin õigesti seda nime, aga ühesõnaga ta on üks saksa filosoof. Ja siin taga on väga ilusasti öeldud, et see raamat on tuleviku pärast muretsevatele inimestele. Ma arvan, et see sobib juba gümnaasiumist alates. Ta annab väga hea ülevaate praegusest majandusolukorrast, üleüldiselt tööstusrevolutsioonidest, sellest, kuidas meid mõjutavad masinad, raha ja vastupidi. Minu arust ta paneb väga hästi mõtlema selle peale, et kuhu sa ise isiklikult praeguses ühiskonnas paigutud. Kas sa saad aru, mis asi on saavutusühiskond, kas sa oled selle poolt või vastu ja kuidas see sind mõjutab? Ja see autor ütleb veel, et kas inimkonna tulevik võiks olla mõistlik. Raamatu autor on veendunud, et see on võimalik ja veenab tasapisi ka lugejat. Nii et ma soovitan seda kõigile ja et meil oleks mõistlikum tulevik. Ja teine raamat, mis on palju lihtsam, aga väga-väga ilus, on Mati Undi Kuu nagu kustuv päike. Ma soovitan kõiki Mati Undi raamatuid, aga eriti praegusel ajal ma arvan, ta on üks väga ilus lugemine just nimelt tee või kohvitassi kõrvale. Siin on ilusaid väikseid lühijutukesi, ka mõni näidend. Ja ma võib-olla loeks ma leidsin ühest vanast stsenaariumist ühe pisikese lõiguga, mis on siit samast raamatust. Öösiti tuleb enn mulle vahel meelde. Näiteks siis, kui kuu otse näkku paistab. Külm, vaikne, terav. Igasugused mõtted tulevad siis pähe. Mõned elavadki ainult mõtlemisest. Kõik mõtlevad elamisest, aga ise elada ei taha. Engi ütles, et teda huvitavalt endiselt elu võimalikus kosmoses. Nii et Mati Unt ja digiühiskonna utoopia. Ilusat lugemist!